No tere jälle siis, pühapäeva kätte jõudnud, alustame jälle siis töö tegemist, video tegemist, kõike tegemist. Täna hommikul pidi klient järgi tulema rattale, rollerile, aga kirjutas ikkagi hommikul, et teeme klapid ära. Ma eile kirjutasin, ütlesin, et ma ei saa garanteerida, et see midagi muudab ja paremaks läheb, aga kuna siin ei ole tehtud, siis võiks üle vaadata ja loota parimat. Siis ta eile ütles mõtleb ja täna hommikul andis teada ikkagi, et ta ei tule rattale järgi, et jätame siia, et ma saan juba lammutama hakata, tellida asjad ära ja siis kui jõuavad seibid, siis teeme korda. Tulin garaaži, mõtlesin panen tööle, sest eile läks see küünlapiip katki, murdus ära, kui ma küljest võtsin, panin uue külge ja mõtlesin, et kuna uus läks külge ja vana murdus ära niimoodi küljest võttes, et ju tal pidi siis äkki midagi juba katki olema, äkki tal oli mingid mõrad sees ja lekkis voolu läbi, kuigi küünlatesteriga vaadates sädet, siis säde oli väga kõva, ilus ja mingi sentimeetrise maa peale, aga see on nii-öelda avatud õhus tehtud test, ehk seal ei ole mingit survet ja see säde hüppab palju kergemini. Ja kui on silindri sees seda sädet vaja tekitada, siis seal see rõhk on nii palju kõrgem, et võib-olla ta lööb lihtsalt sealt küünla, kuna seal on mõra sees, siis ta sealt maandab juba kuskil ennem ära, kui ta jõuab sinna küünlani seda täispauku saata. Teoorias, ega ma ei tea, kas ma üldse tõtt räägin. Aga igatahes uus see küljes, mõtlesin, et proovin esimese asjana kohe. Garaažis on praegu 11 kraadi, kui tulin oli 10. Et mõtlesin, panen tööle, et temperatuur siuke, et on 24 tundi seisnud. Alati on 5+ korda mul vaja käivitada seda ennem kui tööle läheb. Täna esimese tsükliga nii-öelda läks kohe tööle, starterit andsin, ma arvan mingi 3-4 korda ajas mootor või starter mootorit ringi ja plaks käis. Ja jah, ega nüüd ongi. Nüüd ma kirjutasin kliendile, ütlesin, et äkki me ei tee ikka klappe. Et las ta võtab selle tagasi, proovib. Et mis ma hakkan siin tegema. Okei, ma võin seda teha, ütlen, et teeme ära ja saan raha, aga mõttetu ei hakata jamama. Klient ise ka ei taha väga raisata, kuna ta tahab selle edasi müüa. Siis ta lihtsalt loodab praegu, et ta saab selle paremini käima, et kui edasi müüb, siis kas ta müüb selle odavalt ja ütleb, et näed, hommikut ei lähe rattas hästi käima, või ta ei ütle, ja siis tekivad probleemid pärast, et igate pidi jama ja siis ta proovib seda saada nii heaks kui võimalik hetkel. Võimalikult odavalt ka samas, nagu ikka. Ja jah, ma kirjutasin talle, ütlesin, et siuke teema läks kohe plaksti käima, siukse temperatuuriga pole kunagi nii hästi läinud mul siin garaažis. Isegi soojama, kui on soojem olnud. Ja vaatab, ta pole mulle vastanud veel, et jah. Nagu ma juba eelmises videos näitasin, siis jah, ta läks täitsa katki, murdus siit ära küljest võttes, et ju pidi olema siin juba mingi mõra sees või midagi. Et mul midagi kadus siit ära, siin vahel peaks olema tegelikult mingi vedru või midagi, sest et siin on näha, see peaks nüüd see kaitse olema siin sees ja see siin liigub, et siin siis see vedruga võiks ta pingutada end, hoida kontakti, et ma ei tea, see kadus ära mul, kui ma ära võtsin, ega ma ei teadnud, ka ma ei olnud kunagi näinud, vaadanud niimoodi sisse uurinud neid, millised need on, et siin ongi põhimõtteliselt see pea, siis on siin vedru ja siis on siin kaitse vahel ja teiselt pool on see, kus see sisse kruvida siis see kaabel nii-öelda. Vot, aga võib-olla on selles asi, kui oleks ideaalne. Tellin siia nagunii uue selle NGK oma, praegu läks Championi oma külge, mis ma leidsin, vana, mingi suvaline. Et tegelikult oleks hea ju, et kliendil ka rõõmus meel, kui ta saab selle nii odavalt tehtud. Loodame, et on selles asi. Et endal ka süda rahul, et siis sai nagu lõpuks käima, aga see on ka tegelikult nii-öelda kogemata, et poleks see katki läinud, aga poleks ja veel ei tea,
et vaatame, mis järgmiseks saab. Oota, aga praegu ma ootan vastus ära ja siis eks näha ole, kas läheb lammutamiseks või ei lähe. Järgmine päev kätte jõudnud, esmaspäev. Rollu läks eile kätte tagasi, kui ta töötas mul siin või kui ta läks mul ülihästi tööle ja siis täna hommikul ta kirjutas mulle. Ei läinud tal enam käima, mingi 8-9 korda oli vaja käivitada ja mis seal ikka siis, ei saanud korda. Siin ta siis jälle on, just tõi ära, teeme siis klapi vahed ja vaatame, mis sellest nüüd saab siis. Et jah, klapid või seibid ise joovad alles neljapäeval, aga tõi juba siia, et ma saan selle laiali võtta ja siis ära mõõta ja kui neljapäeval need jõuavad, siis loodame, või ma saan juba ennem teada, kas vahed on ülipaigast ära või ei ole. Loodetavasti on, sest siis oleks hea, siis saaks äkki selle asja korda, selle teema. Ja kui sellest ka kasu pole, siis ma ei tea, siis on kurb lugu. Aga jah, praegu ta on liiga tuline ja ma ei viitsi enam siin õhtul tegema hakata. Arvatavasti homme hakkan seda siis lammutama ja ongi korras. Käisime täna maakleri juures, teine maakler oli seal koha peal ja siis vaatasime tal ajakava või ajaplaani siin nädala, mis tal see nädal on ja kirjutasin siis, või proovisime helistada arhitektile või insenerile ja ta ei võtnud vastu, siis ma kirjutasin WhatsAppi põhimõtteliselt äkki neljapäeval nüüd saame kokku, kuigi maakleril oli täpselt kella 5 aeg, kella 5-6 oli mingi kohtumine või mingi asi seal märgitud ja insener ütles, et tal oleks hea aeg umbes 5 tulla, aga vaatame, äkki saab, arvatavasti saab hiljemaks lükata, ma arvan, et see pole hullu, et ta päeval on kinni ja siis saab juba neljapäeval äkki mingid uudisid teada, kui palju teha on vaja ja äkki insener teab mingid summadest rääkida, ei oska öelda, aga jah, vähemalt on natukene siin tööd teha praegu ja võib-olla lähevad Yamahad ka kõik ära see nädal, ta küll ütles, et äkki saab, äkki ei saa, kes teab, loodame parimat. Aga praegu ei ole rohkem juttu, järgmine klipp on see, kus arvatavasti, kas ma olen juba laiali võtnud täiesti, tegelikult võib-olla ongi, kui ma homme tegema hakkan, ma proovin jälle huvi pärast käima, äkki läheb mul jälle mingi ime läbi käima. Või tegelikult ei tee ka, pole vaja seda käivitada. Järgmine klipp on see, kus ma juba hakkan tööle või on mul täiesti laiali. Eks näis, kuidas ma tunnen filmimisega see hetk. Ja ongi paar päeva mööda läinud, täna on neljapäev, tsikkel või rollu täiesti laiali võetud siin. Täna jõud siis simmid ka kohale või seibid ja nüüd mul on siin lahti võetud. Ma näitan, kuidas siin see vahetamine käib. Mul on juba välja ka võetud need. Põhimõtteliselt siis need liiguvad niimoodi, et saab neid, praegu on need külje peal, kui ma selle panen nüüd siia apsti ja siis paneme selle ka tagasi. Nii, ei lähe. Mis ta ei lähe tagasi enam? Nii, läks tagasi. Ja põhimõtteliselt nüüd saab siis kontrollida jälle. Ja siia käib siis plastik ette. Praegu mul on nüüd külje peal, sest ma pean siia panema uued seibid alla. Lähen vaatan, mis siis siin toimub. Nii, sisse lase peab olema 0,10, üks on 0,16 ja 0,10, mis on ideaalne. Siia läheb siis 310, toome alla poole seda natukene ja väljalase peab olema 0,15, see on 0,13, siia ma panen praegu 3, võtan siit ülevalt, toome äkki 0,18, äkki midagi sellist, pigem kõrgem, pigem siis las olla lahtisem ja kui liiga kinni. Ja siia paneme siis, kuna siin on 0 üldsegi, et siia läheb siis 290 praegu prooviks alguses, sest ma ei tea, kas siin on täpselt 0, võib-olla ei ole, võib-olla on siin midagi muud, sest lihtsalt mu 0,04 lehtkaliiber ei lähe sinna vahele, et siis ma panin selle 0-iks praegu. Loodame, et või midagi loota ei ole, me saame nüüd saab selle paika panna, sest et mul on olemas need seibid, terve kitt, et kui tuul sõidab ära siit, paneme tuuli tagasi, et kui siit ma saan nüüd, kui 290 ei sobi, siis
siis saab midagi muud siit välja võluda. Ja jah, põhimõtteliselt ongi, ülikerge on seda teha küll, aga siuke plastik tuleb sealt eest ära, siis need nukad liiguvad või need nookurid liiguvad külje peale ja saab seibe vahetada. Aga noh, terve rollu on vaja ikkagi juppideks võtta, et saada ligi siia siis. Ja jah, ega niimoodi on. Ja loomulikult, siia ma panin nüüd siis ajutiselt uue selle piibu. Ja mis sellega juhtus, võtsin maha, see läks ka pooleks. See on natuke veits nii haige süsteem siin, et siin ei ole esiteks üldse ruumi. Ta on nii vastiku nurga all, et kuidas neid sealt kätte saada. Praegu on mul küünal peal, sest et ma panin selle kokku, ma võtsin juba eile ta lahti rollu. Et panin ta kokku eile tagasi, täna võtsin siis laiali. Ja ma pean küünla maha võtma. Igatahes, see on nii ligidal, piip seal ja seda on üliraske ära võtta. Et ma ei saa kuidagi altpoolt ka suruda seda ülesse. Ja siis kui ma käega enam-vähem seda kuidagi kätte või proovin võtta, siis kas ta tuleb mingi nurga all ja murdub pooleks või ta tuleb lahti. Et see NGK oma tuli mul mitu korda lahti, aga praegu ma panin mingi vana Championi oma, mis mul oli sellest KTM-ist, et ta saaks sõita. Mul on uued NGK omad olemas, aga need on kioskis ja ma lähen käin neil pärast järgi ära. Võtsin 2 tükki, 2 ühe varuks ka. Et siis on nagu olemas, kui kunagi veel midagi peaks juhtuma mingi teise rolluga või rattaga, siis mul on võtta uus piip kohe. Aga praegu on nii, et paneme uued seibid külge, küünal maha, ajan mootorit ringi, mõõdan vahed ära ja vaatame, mis tuleb. Et seda võiks saada natuke suuremaks sutsukene, siin on 5-stega liigub, nii et 0,18 tuleb siis arvatavasti või midagi sellist. Ja selle võiks saada siis 0,15 ligidale. Aga igas midagi, hakkame tööle. Viiskame pilgu peale siis asjadele. Siin oli ma valesti märkinud. Siia ei pidanud 310 minema, vaid 305. Ja sai siin isegi 0,10 peale suht täpselt. Väljalase siin panin siis 305-lt 300 peale, sain umbes 0,17. Tegin veel ühe tiiru siin peale ja mitu tiiru tegin peale, ma korra vaatasin veel, kontrollisin üle kõik ja siis veel kontrollisin üle. Ja enne märkisin ära 0,17, tegelikult isegi tundub võib-olla 0,16 midagi sellist, aga ta on hea, selles mõttes ta on kõrgema poolse, mitte alla siis, et pigem ma jätan nad rohkem siis vahet suuremaks kui kitsaks, sest nii on alati hea. Ja siia läks siis 290 ja on umbes 0,14, 0,15 mul lehtkaliiber läheb natukene, ta läheb vahele, ta liigub seal, aga ta võiks natukene vabalt liikuda, nii et ma arvan, et see on mingi 0,14 seal. Ja siis mul läks ainult üks siin vahetusse, sest siit 305 panin siia ja ainult 290 oli vaja ja sai korda, et ühe selle seibiga siis. Ega praegu rohkem midagi olegi. Siin on kõik koos, panin selle plastiku üle tagasi, mootor käis mitu tiiru ringi, mõõtsin uuesti ära ja siis mõõtsin veel korda ära ja vot, tegin 2 tiiru siis peale, et 2 korda igaks juhuks, et 100% kindel olla. Nüüd läheb pea kokku ära, kõik asjad kokku ära, põhimõtteliselt võin terve rollu praegu kokku laduda ja siis ma pean minema piipudele järgi sinna kioskisse. Et ma saan pärast ka selle piibu, siin see piip on, kus ta on, siit ta tuleb lahti, siis ma saan kõik poti kätte ja pärast paneme kokku, või küünla teema kokku, aga praegu ma laon täiesti ratta kokku ära. Mis päev täna on siis? Laupäev, 4 päeval viimati tegin siin tööd. Mis siis toimus? 4 päeval läksin piibule järgi kioskisse, mis ma olin tellinud. Tulen garaaži, vaatan, vale piip. Sest et loll pea nihu nuhtlus ja kui piisavalt kontrolli ei tee, siis lihtsalt tellitakse vale jupp, ehk mina tellisin vale juppi. Ruttu googlesin foorumist, otsisin, mis piibud siia käivad, sest et vanal piibul polnud NGK koodi peal, kuigi ta oli NGK küünal, aga seal ei olnud seda õiget koodi siis. Ja siis ma googlesin, leidsin Beverly foorumist, seal oli märgitud, kohe tellisin ära 2 tükki ühe varuks ka ja kohale jõudis, tuli välja, et vale. Nii, neljapäeval siis ruttu kirjutasin siia kohalikku automoto varuosade poodi, koha peal pole ühtegi,
pidi tellima, ütles järgmiseks päevaks jõuab reedeks, ei jõudnud, ei tulnud kaupa, nii et esmaspäeval oleks saanud. Siis kirjutasin neljapäeval veel ühte lihtsalt auto varuosadega töötavasse poodi või varuosad, jah, kes varuosasid müüvad. Nad ütlesid, motikatel üldse midagi ei müü, sest piibud on erinevad ikkagi autodel ja tsiklitel. Ja siis kirjutasin 2 kohta, mis tegelevad siis igast mootorsaagide ja muruniidukite siukse väikse tehnikaga, sest seal on ju samamoodi väiksed mootorid, väiksed siis vähe ruumi ja küünlapiibud peavad olema nurga all mingisugused ja igast erinevad asjad seal. Ja neil ka pole, koha peal pole neid, mida mul vaja on. Ma andsin mingi erineva valiku, mingi 4-5 tükki umbes äkki tuli sinna, mis sobiksid. Ja ei ole, siis põhimõtteliselt eile ootasingi reedel terve päeva, et äkki tuleb, õhtul kirjutasin, ütles, et võib-olla tuleb, võib-olla ei tule, ei tulnud. Otsisin uued poed, kuhu kirjutada erinevatesse, vaatasin, mis on täna lahti laupäeval. Ja kirjutasin mingi 3 kohta vist lõpuks kirjutasin, 4 kohta, ühte Facebooki ka ühte. Oli jälle, üks oli, mis tegeles siis need still, mis need still müüvad igast stihl, äkki on see või, Eestis ka, igast mootorsaed, jälle muruniidukid, robotmuruniidukid, kõik asjad ja neil oli mootorrattaid ka seal, rollereid, müüsid neid ja mahasse kirjutasin mingi, kes müüb varuosasid ja mingi oli veel, mingid kohad. Igatahes ainukesena, kes vastas, oli see stihl, jah, ja neil on koha peal oli olemas. Ja siis ma sõitsin täna Oviedosse. Aga ma tegin nüüd endale natukene asja selgemaks ka ja nüüd ma räägin siin ka, mis ma selgeks tegin endale nende küünlapiipude kohta, numbrite kohta ja tähtede kohta natukene. Väga selgeks ei teinud, aga need, mida mul vaja teada oli, need ma sain selgeks. Siin on siis 2 küünlapiibud. LB, LD, L näitab, et on 90 kraadi nurk siis lihtsalt. Ehk siis, ütleme, võtame, kus mul see on, võtame selle Championi oma. 90 kraadi nurk ja see näitabki seda põhimõtteliselt. B ja D näitab siis selle ava suurust, et kui suur see ava siin on. Ehk siis põhimõtteliselt küünaldel on erinevad suurused, üks on paksem, teine on õhem, et B on siis suurem avaga, D on väiksem ava ja mul on siis, nagu nii oli see juba vale. Oleks saanud, ikka oleks võinud seda kasutada kas või. Aga jah, see on siis suurem avaga. Siis 0,5 näitab lihtsalt takistust, mitu oomi see on. 0,1 võib olla, 10 võib olla, et sellel on siis 5 oomist vaja. Ja E ja F ongi siis nüüd see erinevus, et võtame küünla parem. Kas on siukse otsaga, mis on siis suur punn, või väikse otsaga, millal on keermed ka. F on väike, E on siis suur jäik ots või ma ei teagi, solid terminal on siis, ehk siis, ma ei tea, igatahes. Sellel on näha, et saab seda maha kerida ja siin all on siis kruvitav, samasugune põhimõtteliselt, lihtsalt see keeratav ots ja siis saab seda maha keerata. Siin peaks saama, siin on näha, et siin on siuke süvend, ma vaatan, võiks olla, jah. Ja siis saab selle maha võtta, aga see, mis sellel küljes on, see on jäik täiesti nagu kinni, et seda ei saa maha kerida. Ja õnneks vana küünlaga proovisin, kuigi näha ka juba pealt põhimõtteliselt minu meelest oli, et siin on natuke süvend sees, siin on näha, et siin saab selle maha, aga teisel vanal küünlal või sellel, mis peakööl peal on, sellel on täiesti üleni täidetud see ülemine ots ja siis ei saa seda kätte. Aga jah, mõlemad on siis peaaegu samad, aga mitte üldse samad. Et see E ja F näitab siis, E on suurele otsale, F on väiksele otsale. Ja nii on, et nüüd on olemas, see on küljes, ma täitsa kokku ei ladunud, ma panin ta korra tööle, et vaadata, et kas kõik töötab, lekkeid asju. Ma oleks võinud filmida, kuidas see tööl läheb. See läks veel paremini, kui ta mul eelmine kord siin läks, kui ma lihtsalt küünlapiibu vahetasin. Ja lõpuks ikka ei kasu polnud. Et ma ei tea, äkki on siis, kuna mul on siin praegu 10 kraadi, äkki see on ikkagi mootorratta jaoks liiga soe. Ja kui nad seal
kodus käivitavad, siis on liiga külm, kui ta kuskil õues seisab. Aga mul on põhimõtteliselt kogu aeg siin olnud, kui ma hakkan tööle, on siin enam-vähem sama kraad ja ta ei ole mul kunagi niimoodi tööle läinud. Eelmine kord samamoodi, kui ma lihtsalt uue piibu panin, ta läks nagu paugust käima. Aga kõik eelnevad korrad on ta räigelt, 5+ käivitamistsüklit on tahtnud vähemalt saada. Ma ei tea, no eks näis, et kas sellest on siis kasu või ei ole. Tehtud ta on, halba ei teinud, sest näha oli, et see sisselaske või väljalaske üks klapp oli ikka täiesti nullis. Ja mulle kirjutati ka video alla, et kui on nullis, siis ta peaks veel tegelikult üldsegi külmalt käivitama, aga soojalt mitte, sest see vahe läheb ikkagi suuremaks, klapp läheb siis pesast eemale. Ja jah, nii et ma ei tea, siin ta soojalt läheb kogu aeg käima, külmalt ei lähe, aga eks me näe, mis saab. Loodame parimat, aga pole vaja lootusi väga üles ajada. Aga ma panen ta kokku ära ja siis on see valmis, vaatan millal järgi tahab tulla. Esmaspäeval nüüd ma saan vähemalt endale kaks seda veel, mis ma tellisin, 2 erinevat küünlapiipu, nüüd mis tulevad siit nüüd kohalikust poest, aga ma proovingi niimoodi, et kui ma tellin, siis ma tellin mingeid asju alati 2 tükki. Nüüd ma võtsin erinevad, ühe ja teise teist, et mul oleks kogu aeg kas või garaažis siis olemas, et kui jälle mingid siukseid teemasid on, siis ma saan kohe võtta. Õnneks nüüd on väikse otsaga ka olemas, et oleks nii-öelda laos midagi olemas, et ma olen siin proovinud, kui on võimalik, siis alati topelt tellida küünlaid, ma olen võib-olla mõned isegi rohkem võtnud. Noh, siin ongi, küünlaid on mul mõned juba siia tekkinud, siis on 2 seda küünlapiipu nüüd, mingid simmeid, neid amorditihendeid on tekkinud siia, terve hunnik pirne asju ja filtreid, et mingeid asju ma olen siia kogunud, kui ma tellin midagi, siis ma mõnikord võtan rohkem lihtsalt, et oleks jäänud, osad on mul Eestist veel alles jäänud ja et on tulnud tegelikult kasuks juba. Et mõne ratta jaoks polegi vaja midagi tellida, kui mingi kerge masin olnud, kuigi ega mul neid rattaid siin nii palju käinud pole, aga lihtsalt mõned asjad olen pidanud vähem tellima, mingi õhufiltreid vist läks millegile. Aga praegu ma hakkan tööle, paneme täitsa kokku ära ja vaatame, mis klient räägib, millal järgi tahab tulla. Roll on täiesti koos ja täna on pühapäev. Panin ta kokku eile ära ja ma täiesti unustasin teha mingit video lõppu, nii et jah, ma mõtlen, et äkki, ma tulingi praegu siia, täna läheb rollu kätte ka. Ma arvan mingi, ma ei tea, kell hakkab 11 saama ja 11-12 vahel pidi tulema järgi. Et ma ei tea, paneks korra tööle ja vaataks, kuidas läheb. Praegu on meil siin 9,5 kraadi näitab siin nurgas, seal nurgas on, ma arvan, 0,2 vähem arvatavasti. Tavaliselt nii palju seal vähem on. Jossa, 8,7 siin hoopis. Ja paneme siis käima, vaatame, kas läheb või ei lähe. Ja siis ma ajan välja, Birgit teeb kaameraga pildi Insta jaoks ja ongi korras. Aga ma sätin ta kuidagi filmima ja käivitame. Noh, läks täitsa okeilt käima. Natukene tahtis käia, mis saada ka esimese nii-öelda tsükliga. Ma ei tea, võib-olla on siis 9,5 kraadi nii palju soojem. Kuigi kõik teised korrad on samamoodi on ta siin käivitanud ikkagi. Või mitte samamoodi, vaid nagu ma siin olen näidanud mingis videos, kus oli ikka räigelt vaja seda käivitada ennem, kui ta tööle läks. Ma ei tea, praegu nagu töötab ja läheb käima hästi. Paremini kui ükskõik millal on läinud. Et jah, ma ei tea, mida sellest mõelda praegu. Kas, kui sellest nüüd kasu pole reaalselt, siis siia midagi muutsime iga. Et selle jaoks on juba, siis võiks juba arvuti järgi lüüa, vaadata sellega, resetida need gaasiklapi positsioonid ja mis seal kõik on, seal see tühikäigu, see, mis seal selles gaasiklapi süsteemis sees on, et seal on neid mingid sensoreid, andureid, mida saab uuesti kalibreerida.
aga noh, selle jaoks on arvutada ja seda mul ei ole. Praegu ongi see hästi, saatsin kliendile ka video ära, näitasin, et 9,5 kraadi toas sooja ja kohe esimene käivitus ideaalne. Noh, põhimõtteliselt ideaalne. Võiks veel kergemini minna, aga see, kui niimoodi jääks, oleks super. Praegu rohkem ei olegi, homme lähme vaatame siis arhitekti juurde, kell 5:30 saame kokku, nii et eks siis äkki, ma ei tea, millal ma järgmise video filmin, võib-olla teisipäeval siis, kui ma hakkan, kui midagi on teada, siis ma räägin sellest arhitektiga kohtumisest või inseneriga, sest insener, see on ehitusinsener, mitte arhitekt. Vot, aga praegu on kõik, davai, tšau siis!